Kas homopaaridel peaks olema õigus lapsi adopteerida? No alati on see tehniline küsimus, et kas keegi küsib lapse käest. Et kui laps soovib seda, siis ma arvan, et ei peaks seda keelama. Ühiskonnas on olnud ka üksikisasi ja üksikemasi. Et eks see on täna kindlasti problemaatiline. Eks me kõik mõtleme, et kui kaks isa tütarlast kasvatab, kuidas on, aga samas on ka üksikisasi, kes kasvatavad oma mitu tütart, et loomulik oleks see, et lapsel oleks isa ja ema, aga on alati ka erandid. Selge, kas abielu peaks olema ainult mehe ja naise vaheline liit? Ma arvan küll, et abielu iseenesest võiks olla ikkagi ainult mehe ja naise vaheline, aga nii nagu meil on kooselu võimalus, seda võib täna kasutada, kui see soov on olemas ja ehk seda täna on ka seadustatud sellisena. Kas transsooliste õigused on teema, millega riik peaks rohkem tegelema? Ma arvan, et täna peaks rohkem tegelema normaalse pere olukordadega, et kuidas meie peredes anda seda kindlustunnet, et sinna lapsi juurde sünniks. Väga hea. Kas Eesti peaks piirama sisserännet kultuuriliselt väga erinevatest riikidest? No ma arvan, et üldse sisserännet tuleks piirata ja väga selgelt peaks Eestis voodiga tulema sisse neid tööjõude, mida me Eesti täna vajab, ehk võib-olla IT-sektorit või kuskilt mujalt, et inseneride poolt ja selle, et meie majandust elavdada, mitte me ei peaks olema see koht, kus odav tööjõudu siia tuua. Mingil ajal võib-olla on ka see olukord, kus me peame seda tooma, aga me keegi ei taha Rootsit või Soomet. Ja. Kas sündimuse tõstmiseks peaks riik tegema rohkem meetmeid? Esimene asi on see, et peredel tuleb anda kindlustunne, mitte nii nagu juhtus, et 2023. aasta alguses enne Riigikogu valimisi kõik Riigikogus esindatud erakonnad toetasid lasterikaste perede toetuse tõusu 250 euroga ja läks 3 kuud mööda ja see 200 eurot võeti ära. Et täna selle olukorral ongi väga naljakas, et sul aastast võeti lasterikastelt peredelt ära 2400 eurot ja siis samas pakutakse siis automaksuga tagasi selle 3 lapsega perele 300 eurot. Et võtad 2400 ja pakud 300 eurot tagasi ja ütled, et me oleme väga tublid. Ja see on lihtsalt, ma arvan, isegi lausa kuritegelik, aga kas sõnavabadust peaks piirama, kui see riivab kellegi tundeid? Kellegi tundeid ei peaks nagu otseselt keegi teine riivama, aga nüüd sõnavabadust, kui sellist asja ei tohiks piirata. Kas on õige, kui naine seab karjääri pere ja laste kasvatamisest ette poole?